Aafrikas, nagu ka mujal maailmas, on Venemaa suuresti lüüa saanud. Need olid Prantsusmaa välisministri Jean-Noël Barrot sõnad tippkohtumisel Africa Forward 2026 ja need on tabanud Venemaa kollektiivset südant nagu pistoda. Miks? Sest Barrot'l on õigus. Venemaa viimased liitlased maailmas muutuvad kiiresti Putini suurimaks probleemiks. Mõju väheneb. Putinile pööratakse selg. Kui sa arvad endiselt, et Venemaa on ülemaailmne suurriik, mõtle uuesti. Langus on tõeline ja Aafrika näitab, kui kaugele Venemaa on langenud. Barrot ütles seda Le Monde'ile pärast tippkohtumist Africa Forward 2026. See tippkohtumine üksi on tunnistus sellest, mida Barrot nimetab Venemaa mõju vähenemiseks Aafrikas. Seda korraldasid ühiselt Prantsusmaa ja Keenia pealinnas Nairobis ning see kestis 2 päeva, 11. maist kuni 12. maini. Umbes 30 riigipead ja valitsusjuhti osalesid tippkohtumisel koos mitme tuhande ärijuhiga. Ja tippkohtumise tulemusena lubas Prantsusmaa investeerida erinevatesse projektidesse muljetavaldavad 14 miljardit eurot ehk umbes 16,2 miljardit dollarit. See investeering toob esile olulise erinevuse Prantsusmaa lähenemise Aafrikale ja Vladimir Putini katsete vahel suurendada Venemaa mõju, aga sellest räägime hiljem veel. See tippkohtumine näitab, et Prantsusmaa ja paljude Aafrika Saheli riikide ning mõnede prantsuskeelsete riikide vahel kaua kestnud pinged hakkavad vaibuma. Barrot ise toob välja selle, et elevandiluuranniku inimesed osalesid tippkohtumisel, mis viitab suhete soojenemisele. Kuid selleks, et selgitada, miks see kõik oluline on, eriti Venemaa jaoks, peame kõigepealt uurima, mida Putin on viimastel aastatel Aafrikas üritanud teha. Venemaa eesmärk on olnud Aafrikas võita Prantsusmaa ja ülejäänud Euroopa arvelt. Nüüd need plaanid lagunevad koost. Poleks Putin kunagi osanud ette näha Venemaa mainelangust sellel mandril, kui ta oma mõjutuskampaaniaga alustas. See kampaania algas Aafrika Saheli piirkonnas, mis hõlmab suure osa mandri lääne- ja põhja-keskosast ning ulatub ligikaudu Senegalist Sudaanini. Venemaa sisenes sellesse piirkonda Putini laiemate jõupingutuste raames taastada Venemaa kui ülemaailmse mõjutaja roll, mis tal oli Nõukogude Liidu hiilgeaegadel. Aastatel 2014 kuni 2019 nägime nende jõupingutuste kiirenemist. Krimmi ebaseaduslik annekteerimine võimaldas Putinil väita, et ta toob justkui Venemaa territooriumi tagasi emamaale. Venemaa kampaaniad Süürias, Liibüas ja Kesk-Aafrika Vabariigis aitasid kõik Venemaal üles ehitada selle, mida Putin tõenäoliselt pidas marionettide ja käsilaste võrgustikuks, mida ta saab tulevikus Venemaa huvides kasutada. Strateegia oli peaaegu alati sama. Putin tuvastas mõne Aafrika riigi, mis kannatas ebastabiilsuse all ning tuli siis Venemaa valgel hobusel, pakkudes stabiilsust julgeoleku ja relvade näol. Sahel oli Putini kampaania jaoks ideaalne ohver. 2010ndate lõpuks seisis kogu piirkond silmitsi lagunevate poliitiliste struktuuride ja ulatuslike julgeolekuprobleemidega. Korruptsioon oli paljudes Saheli riikides laialt levinud ja vägivald kasvas. Mali, Nigeeria ja Burkina Faso sõjaväelised huntad haarasid võimu aastatel 2020 kuni 2023. Malil nägi Putin võimalust, pakkudes Vene palgasõdureid ja hiljem ka spetsiaalset Vene väge, et kaitsta võimule tulnud huntat. See oli muster. Leia keegi, keda toetada ning kasvata mõju, pakkudes sõdureid ja julgeolekut. Hoia muide Mali meeles. See riik näitab võib-olla rohkem kui ükski teine väga tõelist probleemi, millega Venemaa nüüd Aafrikas silmitsi seisab. Vladimir Putini strateegia töötas mõnda aega ja kui Venemaa juht Ukrainasse tungis, hoogustas ta oma mõjutuskampaaniat. Vladimir Putin ei mõistnud tol ajal, et see sissetung saab olema Venemaale saatuslik. Esimestel aastatel ei osanud keegi Venemaa läbikukkumist ette näha. 2023 aastal teatas BBC, et Aafrikas käib ulatuslik desinformatsioonikampaania. Selle kampaania aluseks oli suur sotsiaalvõrgustik, mida mitteametlikult nimetati russosfääriks. Kampaania edastas kogu selle sõnumi, mida Vladimir Putin uskus Euroopa mõjuvõimu Aafrikas nõrgestavat ja samal ajal tugevdavat Venemaa kontrolli nende riikide üle, kuhu tema kombitsad olid ulatunud. Prantsusmaad süüdistati tänapäevases kolonialismis, õhutades selliseid pingeid Prantsusmaa ja Saheli riikide vahel, nagu me varem mainisime. Ukrainlasi nimetati natsideks ja saatana kummardajateks, kui Venemaa püüdis luua toetust Vladimir Putini sissetungile, mis hiljem avaldus Aafrika inimjõu ärakasutamises. Palgasõdurite rühmitused nagu Wagner hakkasid end tunda andma, eriti sellistes riikides nagu Mali. Ja kogu seda tegevust toetas Venemaa positsioneerimine end paljude Aafrika riikide eelistatud julgeolekupartnerina, keda ta püüdis enda poole võita. 2024 aasta juunis arutles ajaleht Independent isegi selle üle, miks nii paljud riigid pöörduvad Venemaa poole lääne asemel. Artiklis toodi välja Venemaa poliitikute korduvad visiidid, Wagneri taoliste rühmituste kasutamine ning Venemaa Aafrika korpuse loomine. Kõik need sammud olid mõeldud sõnumi edastamiseks Aafrika riikidele. Lääs ei hooli teist.
Aga Venemaa pakub teile julgeolekut, sõdureid ja otseseid kontakte Venemaa poliitika kõige mõjukamate inimestega. Venemaa oli ka tark selles mõttes, et ta ei sekkunud liigselt nende riikide siseasjadesse, keda ta endale liitlasteks püüdis saada. Kui USA ja teised lääneriigid surusid peale demokraatiat, eriti riikides, mis sattusid diktaatorite või huntade mõju alla, siis Venemaa hoidis väliselt eemale ja ei sekkunud. Muidugi mõjutas Venemaa neid riike siiski, kuid tegi seda suletud uste taga, jättes avalikkusele mulje, et ta lihtsalt toetab Aafrika riike, millest paljud olid juhuslikult rikkad nafta, mineraalide ja muude ressursside poolest. Ükskõik millist teed need riigid ka ei valiks. Putin oli heatahtlik juht. Lääs tahtis muutusi peale suruda. Kui valid Venemaa, on sinu julgeolek ja iseseisvalt valitsemise võime tagatud. Sõnumid võisid olla täpsed, kuid probleem, mida Putin kunagi ette ei näinud, ongi viinud Venemaa praeguse läbikukkumiseni. Lubadused julgeolekus tähendavad vaid nii palju, kui suudetakse neid täita. Ja just see, koos mitmete teiste teguritega, viib selleni, et Venemaa viimased liitlased pööravad Putinile selja. See muudab Venemaa geopoliitilise mõju osas kõike. Aga enne kui sügavamale läheme, just sellepärast me teemegi The Military Show'd, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa jääks järgmistest osadest ilma. Nii et Putin oli aastaid ehitanud Venemaa mõju Aafrikas üles. Nüüd see kõik laguneb ja sellel on mitu põhjust. Esimeseks on investeeringud Aafrika mandrile. Oma intervjuus Le Monde'ile paljastab Barrot suurima nõrkuse Putini plaanis. Venemaa ei kuluta kaugeltki nii palju, kui oleks vaja tõelise mõju saavutamiseks. Me keskendume tihti liiga palju pealiskaudsetele probleemidele, kuid tegelikkus on selge, ütles Barrot ja lisas. Kaubanduse, investeeringute ning Aafrika üliõpilaste meie ülikoolidesse vastuvõtmise osas. Prantsusmaa ja Euroopa panus Aafrika arengusse on 10, 50, isegi 100 korda suurem kui selliste riikide nagu Hiina, Venemaa või USA oma. Euroopa Välissuhete Nõukogu toetab seda avaldust ja arendab seda edasi 2024. Aasta oktoobris ilmunud artiklis see tõi välja, et Venemaa kaubavahetus Aafrika riikidega oli aastaks 2023 kümnendi jooksul kahekordistunud, ulatudes 2023 aastal $24,6 miljardi. Siiski jäi see veel kaugele maha Euroopa Liiduga toimuvast kaubavahetusest, mis ulatus $288 miljardi. Ka Hiina, India ja Türgi olid kaubanduses Venemaast ees ning on seda siiani. Tol ajal moodustas Venemaa otseinvesteering Aafrikasse vaid 1% kogu Aafrika otseinvesteeringutest. Ja see ei olnud piisavas mahus, et rahastada projekte, mis võiksid tuua tegelikke muutusi, näiteks suurte infrastruktuuride arendamist või kaevandusprojektide loomist, mis võimandaksid Aafrika riikidel oma loodusvaradest kasu saada. Need finantsprobleemid podisesid pinna all, kuid kõik ilmnenud mõrad kaeti Venemaa julgeolekulubadustega. Putin edukalt paljudes riikides levitatud läänevastane meelsus toimis seni, kuni Venemaalt ei nõutud nende lubaduste täitmist. Spoileri hoiatus. Venemaalt nõuti oma lubaduste täitmist ja see ebaõnnestus suurejooneliselt. Varem palusime teil Mali meeles pidada. Sellel oli põhjus. Hiljutised sündmused Malis on paljastanud, et Venemaa lubadused on täiesti valed. Putini väed riigis pidid aitama Mali hunta rahvast kontrolli all hoida. Kuid kui neid proovile pandi, ebaõnnestusid nad nii rängalt, et separatistid ja mässulised suutsid Malis suuri edusamme teha. Aprilli lõpus alustas Mali Azawadi vabastusrinne, mis on Põhja-Mali iseseisvuse eest võitlev relvarühm keskse hunta vastu rünnakut Kidalile, mis on oluline tugipunkt. Selles linnas asub mitmed Venemaa Aafrika korpuse üksused, mis olid sinna paigutatud just selliste rünnakute peatamiseks. Nad ebaõnnestusid. Aafrika korpus piirati Kidalis sisse ja lõpuks pidasid nad läbirääkimisi oma taganemise üle. The Hill teatab, et taganemine näis laienevad hõlmates suurema osa Põhjamalist, ehk umbes poole territooriumist, mida Aafrika korpus pidi kaitsma. See oleks iseenesest olnud Venemaa kaitsjate jaoks piisavalt alandav. Asja tegi veelgi hullemaks see, et ilmusid kaadrid, kus Vene konvoi lahkub Kidalist nii kiiresti kui võimalik, tuues esile Venemaa läbikukkumise. Hiljem selgus, et Aafrika korpus taandus nii kiiresti, et jättis varustuse maha, sealhulgas miinikindlad sõidukid, mis on nüüd Al-Qaida toetusega mässuliste käes. Sellised rünnakud hävitavad Venemaa poolt pakutava julgeoleku narratiivi. Need võivad põhjustada täiendavaid ülestõuse sellistes kohtades nagu Burkina Faso ja Niger, kus Aafrika korpus, mis on just tõestanud, et ta ei saa hakkama isegi selle ühe ülesandega, milleks ta mõeldud on oma üksused paigutanud. See üksikjuhtum viitab laiemale probleemile, mille Venemaa on endale Saheli piirkonnas tekitanud. Nagu ajakiri Foreign Affairs märkis oma 25. märtsi artiklis, on Venemaa jõhkrus ja suutmatus muuta oma mõjutustegevuse kaudu saavutatud edu tegelikeks tulemusteks Putinit Sahelis halvanud.
Venemaa ei ole soodustanud mingit koostööd Saheli riikide vahel, mis tähendab, et ta pole praktiliselt midagi teinud nende stabiilsusprobleemide lahendamiseks, mille lahendamisel ta väitis enda aitavat neid riike. Kui üldse midagi, siis Venemaa on Aafrikas rohkem lõhesid tekitanud. Kreml tähistas seda, kui Niger, Burkina Faso ja Mali lahkusid Lääne-Aafrika riikide majandusühendusest ning moodustasid Saheli riikide alliansi kui uue majandusploki piirkonnas. Aga nagu me varem mainisime, ei tähenda kaasaelamine mingit tegelikku majanduslikku toetust. See on lihtsalt mõtete ja palvete saatmine, kui tegelikult vajavad need riigid Venemaalt raha ja ressursse. Ja kui teised mängijad sisenevad Saheli piirkonda ja Aafrikasse üldiselt, avastab Venemaa, et tema mõju hakkab hajuma. Euroopal ja eriti Prantsusmaal on juba mõju ning nad taastavad suhteid. Hiina, Türgi ja isegi Araabia Ühendemiraadid loovad sidemeid, mis kõik õõnestavad seda, mida Putin üritab teha Aafrika riikides, kus Venemaa püüdis suurendada oma ülemaailmset mõjuvõimu. Lühidalt öeldes laguneb Putini jaoks Aafrikas kõik koost. Kremlile iseloomulik militariseeritud lähenemine kaotab Prantsusmaa ja Euroopa pikaajalisele majandusmudelile. Barro rõhutab seda, öeldes ajalehele Le Monde, väljaspool julgeoleku küsimusi on Venemaa panus Aafrika arengusse 0. Prantsusmaa kaubavahetus Aafrikaga on 3 korda suurem kui Venemaal. Prantsuse investeeringud on 8–10 korda suuremad. Prantsuse ülikoolidesse vastu võetud Aafrika üliõpilaste arv on 8 korda suurem. Numbrid räägivad iseenda eest. Teda toetab Lansingi instituudi 15. mai artikkel, mis viitab Ukraina sõjale kui põhjusele, miks Putin kaotas nii suure osa oma mõjust. See seisukoht on väga loogiline. Venemaa kogu strateegia Ukrainas oli jõuga läbi murda ja tõestada Venemaa sõjalist võimsust, võttes üle selle, mida Kreml pidas nõrgaks riigiks. Üle 4 aasta hiljem on Venemaal õnnestunud hõivata vaid umbes 20% Ukrainast ning tõenäoliselt peab ta kogu riigi vallutamiseks veel aastaid võitlema. Selle käigus kuni 10 000 Vene sõjatehnika üksused on hävitatud, samuti umbes 1,35 miljonit sõdurit ja see arv kasvab. Kõik see tähendab, et Venemaal ei ole rahalisi ega sõjalisi ressursse, et pakkuda oma Aafrika liitlastele sellist toetust, nagu ta veel mõned aastad tagasi lubas. Venemaa on taandunud palgasõdurite pakkumisele, et saada ligipääs Aafrika kulla ja teemanti kaevandustele. Ja see, mis juhtus Malis, tõestas, et need palgasõdurid ei ole oma töös just eriti pädevad. See mainimine kaevandustest viib meid teise põhjuseni, miks Venemaa kaotab nüüd Aafrikas sama halvasti, nagu ta kaotab Ukrainas. Venemaa kogu strateegia ei olnud üles ehitatud soovile aidata Aafrika riikidel areneda, et kõik saaksid oma maaressurssidest kasu. Putin soovis ära kasutada, pakkuda vaid pealiskaudset kaitset, mida kunagi ei tuleks proovile panna, võimaldades tal levitada Vene mõju ja saada ligipääsu sellele, mida ta Aafrikas tegelikult tahab, ressurssidele, nii materiaalsele kui ka inimressursile. Ärakasutamine on olnud algusest peale olemas, kuigi Venemaa suutis seda propagandaga varjata. Kui Putin laiendas 2010. aastatel Vene mõju Aafrikasse, oli seegi iseenesest ärakasutav. Ainult Putin kasutas nõrku režiime ja poliitilist ebastabiilsust ära, et süvendada Vene mõju haavatavatesse Aafrika riikidesse. See oli odav ja kiire taktika, mis nagu paljud Venemaa teod ja sõnad ei pidanud lähemal vaatlusel vastu. Nüüd, nagu Barro märgib, on kõik, mida Venemaa suudab pakkuda, vaid ärakasutamine vastutasuks turvateenuste eest, mis proovile panduna läbi kukuvad. Mina näen, et Vladimir Putini Venemaa ei paku midagi muud kui turvateenuseid, mille eest vahetatakse Aafrika ressursside ärakasutamine. Ja viimasel ajal Aafrikas nagu mujalgi, Malis, aga ka Venezuelast Iraani ja Süüriani on Venemaa suuresti lüüa saanud, ütleb Barro ajalehele Le Monde. Jällegi, tal on õigus. See pole ainult Aafrika korpuse läbikukkumine, mis hakkab tähelepanu tõmbama nende Aafrika liitlaste seas, keda Putin on kaitselubadustega meelitanud. Need liitlased on jälginud, mis juhtus Süürias, kus Bashar al-Assadi kogu režiim kukutati välgukiirusel ja tõhusalt, hoolimata sellest, et Venemaa oli seda aastaid toetanud. Nad näevad, mis juhtus Iraanis, kus ülemjuht Ali Khamenei tapeti operatsiooni Epic Fury esimese 24 tunni jooksul, kuna Vene õhutõrje ei suutnud teda kaitsta. Venezuelas haaras USA endise diktaatori Nicolas Maduro kinni operatsioonis, mis muutis Venemaa poolt endisele presidendile saadetud sõjatehnika praktiliselt kasutuks. Korduvalt ilmneb sama muster. Venemaa lubab kaitset, kuid ei suuda seda pakkuda. Mali oli lihtsalt esimene näide, mis tõesti mõjutas Aafrika riike, kus Venemaal on mõjuvõimu ja tõenäoliselt ei jää see viimaseks. Ja Aafrika riigid ei märka ainult kaitsetõrgete mustrit. See, kuidas Venemaa teisi laialdaselt ära kasutab, näitab neile riikidele, et iga kokkulepe, mille nad sõlmivad Putiniga, toob kasu ainult Venemaale ja võib Aafrikale tegelikult kahju teha. Ukraina sõja algusest kuni 2024 aasta veebruarini kaevandas Venemaa Aafrikast $2,5 miljardi väärtuses kulda, mida tõenäoliselt kasutati sõja rahastamiseks. Wagneri grupp, mis on sisuliselt muutunud Aafrika korpuseks, oli selle kaevandamise juures võtmetähtsusega. Malil soovib Venemaa saada enda kätte uraani ja liitiumi.
Muudes Aafrika piirkondades viib Venemaa läbi värbamiskampaaniaid, mis on täis valeinfot ja pettust, et veenda noori Aafrika mehi liituma Vene armeega ja võitlema Ukrainas. Paljud neist meestest ei tea, millele nad tegelikult alla kirjutavad. Neile lubatakse tagalatööd ja kiiret viisade saamist, uut elu Venemaal. Aga tegelikult saadetakse nad rindele, kus neist saab sisuliselt vaid Putini sõja kahuriliha. Ukraina teatas veebruaris, et nende andmetel võitleb Venemaa poolel üle 1780 Aafrika riikide kodanikku. Putin ja tema kaaslased eitavad seda muidugi kõike. Aga on selge, et see ärakasutamine, mis on alati olnud Putini mõtetes, laieneb nüüd ka Aafrika rahvastele. Ja just see, võib-olla rohkem kui miski muu, tekitab tagasilöögi, mis võib kokku kukutada kaardimaja, millest pool pakki on juba puudu. Ameerika välispoliitika nõukogu toob välja, et Aafrika juhid hakkavad Venemaa vastu sõna võtma. Nigeeria välisministeerium hoiatab aktiivselt riigi kodanikke, et nad ei liituks välisriigi sõjaväega. Lõuna-Aafrikas on ametnikud saanud paanikas telefonikõnesid kodanikelt, kes on sattunud lõksu Vene palgasõdurite rühmade sekka, kui nad võitlesid Ukrainas Donbassi piirkonda tungides. Kuid on ilmenud uus muster. Venemaa varastab Aafrikast kõike, mida ta veel suudab, kuni tal selleks võimalus on. Kui Putin ja tema Kremli kaaslased suudaksid pakkuda seda turvalisust ja kaitset, mida nad on oma partneritele selle ekspluateerimise eest lubanud, oleks võib-olla pilgud mujale pööratud ja Venemaa tegevust oleks võidud tähelepanuta jätta. Aga nii see ei ole. Venemaalt ei tule mingit tegelikku kaitset. Raha on peaaegu olematu, eriti kui võrrelda seda sellega, mida Euroopa ja Hiina Aafrikasse investeerivad. Praegu on olemas ainult ekspluateerimine. Venemaa viimased liitlased hakkavad sellest aru saama ja pöörduvad juba ära. Kaitsemüüt on purustatud ja Putin on paljastatud. Praegu näeme Venemaa mõju kokkuvarisemist mandril, mida Putin peab hindamatuks. Lõppude lõpuks, miks peaks ükski Aafrika riik tahtma nüüd Venemaaga koostööd teha, nähes kõike seda, mis on juhtunud? See ongi Barrows mõte, sest kõik, mida Venemaa on suutnud saavutada, on Euroopa jaoks ukse taasavamine, et saada Aafrikas võtmetähtsusega geopoliitiliseks mängijaks. Me puudutasime Mali juhtumit ja rääkisime, miks see on nii oluline Venemaa saatuse ja tema mõjutegevuse jaoks Aafrikas. Kui soovid selle juhtumi kohta rohkem teada saada ja mõista, mida see Venemaa jaoks tegelikult tähendab, siis vaata meie videot. Ja kui see video tundus sulle huvitav, siis kindlasti telli The Military Show, kus me räägime, kuidas võim tegelikult liigub ning kõigist neist juhtumitest, mis tõestavad, et Putin ja tema kaaslased ei ole nii võimsad, kui nad tahavad, et sa usuksid. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!